Tervist sõbrad, Janno Peensalu minu nimi, see on Karjase kohvi saade ja selles episoodis ma tahan pöörata tähelepanu ühele kirjakohale. Esimese Peetruse kirjas ja me loeme seda kohe hetke pärast. Lihtsalt mainin, eile õhtul oli Maria Licardio siin Pärnus ja ma tõlkisin teda, koosolek kestis peaaegu kella 11:30, ma arvan, ma saime sealt liikuma. Ja igaüks, kes seal ruumis oli, sai profeteeringu, kaasa arvatud ma ise. Ja see on huvitav. Meil kõigil on soov saada kinnitatud, mida Jumal minu olukorra kohta ütleb. Ja nagu Peetrus ka ühes kirjakohas siin ütleb, et sellest profeteerimisest, mis tuleb inimese kaudu, mis on küll kinnituseks, julgustuseks, ülesehitamiseks, on meil veel kindlam prohvetlik sõna ja see on seesama pühakiri meie käes, mis on selles võtmes prohvetlik, et Jumal seisab iga oma sõna taga ja iga tõotus, mida ta on öelnud, see läheb täide, kui me usume sellesse ja on mõningad asjad, mida ta on välja öelnud, mis lähevad igal juhul täide nagu lõpuaja sündmused, kas keegi usub või mitte. Aga meie isikliku elu jaoks, kui me usume, et Jeesus Kristus on meie päästja ja issand, siis Jumala tõotus, et me saame päästetud, saame õndsaks, läheb täide. Usu läbi, meie usu läbi. Nii et seal peab olema see isiklik tasand samuti. Aga siin me oleme, tassikene kohvi. See on minu esimene tass ja tavaliselt päevas ainuke ja ma tuletan meelde, et ma joon jätkuvalt väga lahja kohvi. Muuseas, kohvioad sisaldavad väga palju antioksudante. Ja üldjuhul üks tass kohvi on tervislik, aga 3, 4, 5, mõni joob terve kannutäie päevas, võib olla juba liiga palju. Nii et kõik asjad, mis on head, viidud äärmusesse, saavad valeks ja sellepärast tasakaal on elu võti, millest me ükskord ka rääkisime. Aga siin nüüd see Peetruse kiri, esimene peatükk, ma lugesin seda sel hommikul ja siin on üks selline salm, mis kõlab nii. Ja et te appi hüüate teda kui isa, kes isikule vaatamata mõistab kohut, iga ühe tegu mööda, siis veetke kartuses oma majaliseks olemise aeg. See jäi mul silma. Veetke kartuses oma majaliseks olemise aeg. Nüüd, mis on see majaliseks olemine? Inglis keeles muuseas on seal sõna, mis viitab ajutisele viibimisele. Ja mulle meeldib see lähenemine. Ilma püsiva elukohata või võõrsil elamine. Algteksti sõna, mida ma vaatasin järgi sel hommikul samuti, viitab sellisele terminile nagu välismaalase elamine või elamine välismaal ja välismaalase residentsus või elamine teises riigis. Ehk teisisõnu, me oleme siin selles maailmas Jumala lastena, kes me oleme uuesti sündinud ja tulnud pimeduse riigist, armsa Jumala poja valguse riiki. Me oleme siin ajutiselt ja see elu on üks kasvamise paik. See on koht, kus õppida tundma Jumalat, kohtuda temaga. Jumal valis selle sellisel viisil teha. Piibel ütleb ju Apostlite tegude raamatus, et Jumal on ühest inimesest kogu inimkonna lasknud siia maa peale tulla ja seadnud neile enne määratud ajad ja nende asukohtade rajad, nii et me ei ole keegi juhuslikult sündinud sinna, kus me oleme sündinud ja perre, kus me oleme sündinud ja ajasse, kus me oleme sündinud, vaid et nad kõik otsiksid Jumalat. Nii et inimese elu kõrgem eesmärk on otsida Jumalat ja õppida teda tundma. Ja ma usun, et Jumala eesmärk sellega, et inimkonna ta siia maa peale lõi sellesse keskkonda, sellesse konditsiooni, kõik see, mis juhtus alates Edenaias kuni Jeesuse üles tõusmiseni ja kestab tänaseni, on selleks, et kõige selle keskel Jumal saaks ennast ilmutada. Ja Piibel ütleb meile, et see aeg, mis me elame siin maa peal, ütleb, et meil tuleb meeles pidada, et me oleme siin kõigest võõrsil, me oleme võõras riigis, meil on ajutine elamisluba. Me ei ole osa sellest maailmast, me oleme välja tulnud sellest maailmast. Ja kuidas siis seda majaliseks olemise aega veeta? Ma tahan tuua välja 5 asja sellest tekstist. Kõigepealt
pisut ennem siin Peetrus ütleb meile, et olge pühad, sest mina olen püha. Ja salm veel ennem seda ütleb niimoodi, vaid nõnda nagu see, kes teid on kutsunud, on püha, saage ka ise pühaks kõigis eluviisides. Ehk teisisõnu, meil tuleb hoida alal oma pühadust. Ja meie pühadus tuleb meile läbi usu Jeesuse Kristuse kaudu. Meie pühadus ei tule mitte meie tegudest. Kui väga palju me ka tööd ei teeks oma elude kallal, me ei saa kunagi nii piisavalt pühaks, et astuda sisse selle pühadusega Jumala trooni ette, taevasse enesesse. Selleks, et jõuda taevasse, peab Jeesuse Kristuse veri meid puhastama ja tegema pühaks. Meie asi on seda pühadust alal hoida. Ja kuidas me seda pühadust alal hoiame, on see, mida ta ütleb siin järgnevaks, et te appi hüüate teda kui isa. Mis räägib, et Jumal on meie isa. Isa aga räägib ühest lähedasest, intiimsest suhtest, mis meil Jumalaga on. Ja meie asi on seda suhet alal hoida. Palveelu on üks viis hoida suhet Jumalaga alal. Lugeda tema sõna iga päev, käia koguduses, hoida seda osadust värskena. Kõik suhted, me teame, mingil hetkel vajavad putitamist, vajavad toitmist, vajavad julgustust, vajavad kinnitust. Kõik suhted elus. Samamoodi suhe Jumalaga, seda tuleb hoida värskena. Ja kuidas me seda kõige paremini teeme, on igapäevane suhte alal hoidmine Jumalaga, suheldes temaga. Tema räägib sinuga, sina räägid temaga. Ja muidugi meie palveelu ei peaks olema ainult see aeg, kus me anname Jumalale teada oma soovid, aga kuulame Jumala häält ja instruktsioone meie elu jaoks, sest sellepärast püha vaim tuli, et juhtida meid kõigesse tõtte. Meie asi on lasta tal juhtida meid kõigesse tõtte. Ja siin ta ütleb kolmandaks, et kes mõistab kohut igaühe tegu mööda. Nii et see, mida me teeme, on samuti tähtis ja teisisõnu meil tuleks see majaliseks olemise aeg või ajal teha kindlaks, et parimal viisil me teeme Jumala tahet. Jeesus ise ütles meile, et mitte igaüks, kes ütleb issand, ei pääse Jumala riiki, taevariiki, aga see, kes teeb minu isa tahtmist. Jeesus ütles ise, et ma ei tee midagi, kui ma näen, vaid isa seda ees tegevat. Ja nii nagu isa näitab, nõnda ma teen. Ja meie oleme samas paigas. Jeesuse rist oli teha Jumala tahet, mis lõppeks oli minnagi ristile. Ja Piibel ütleb, et meil tuleb võtta meie rist ja kanda oma risti iga päev, mis tähendab seda, et kui Jeesuse rist oli teha Jumala tahet, siis meie rist on samuti täita Jumala tahet, panna oma elu huvi, agendad, ambitsioonid, teinekord kõrvale, mis on meie igatsused, ihaldused, soovid sel hetkel ja täita Jumala tahet ehk panna oma elu maha, surra iseendale. Selles me leiame selle uue elu, nii et teha tema tahet on see, mida me teeme siin majaliseks olemise ajal. Ja siis selles samas lauses, mida ma lugesin, veetes kartuses, see majaliseks olemise aeg, mis viitab loomulikult Jumala kartusele või respektile Jumala vastu. Mis tähendab seda, et ma elan nõnda, et Jumal näeb iga minu tegu. Ta näeb iga minu motiivi. Ta näeb minu südames, enne kui mõte isegi jõuab minu pähe või sõna on minu keelel, ta teab minu kõndimist ja on mõõtnud ära minu pikali olemise, nagu ütleb laulude kirjutaja 139, Taaveti laul seal, ja sellepärast on see tähtis. Hoida Jumala kartust oma silma ees, mis saab ka takistavaks asjaoluks kurja tegemise osas. Jumala kartuse tõttu me hoidume kurjast ja respekti tõttu Jumala suunas me tahame olla talle sõnakuulelikud. Ja viies asi, mida ma välja tahaks tuua, mis on tähtis selleks majaliseks olemise ajal, on, mis on kirjas siin 18. salmis, teades, et teid ei ole kaduvaga, hõbedaga või kullaga lunastatud teie tühiseist esivanemailt päritud eluviisidest, vaid Kristuse kui veatu ja laitmatu talle kalli verega. Ja siin ta räägib sellest, kui oluline see osa samuti on. Nüüd see viitab ühele identiteedile, mida me kanname iseendas ja hoiame alal.
nüüd me teame, et vaenlane püüab kogu jõus seda identiteeti meilt röövida, teades, et kui ta saab valetada meile selle kohta, kes me tegelikult oleme, panna meid uskuma midagi muud, siis ta saab teha meid jõuetumaks lihtsalt vale tõttu. Valel on selline jõud. Ma mäletan klassikaline näide kunagi väikse lapsena. Ma hakkasin nutma, kui ma tõusin ülesse ja siis äkitselt ema tuli köögist välja ja kohe naer tuli mu näole, ema on siin lähedal. Üks teinekord juhtus samasugune asi, ma tõusin lõunauinakust, hüüdsin ema ja mõtlesin, ema on kindlasti köögis ja hakkasin mängima, mängisin seal rahulikult ja ühtäkki mõtlesin, aga kus ema on ikkagi? Ema, kus sa oled? Ja hüüdsin ema ja siis ma sain aru, et ema tegelikult ei olegi seal. Ja ma pistsin jälle karjuma ja siis lõpuks ema tuli, rahustas mind maha, aga mis hoidis mind seal mängimas, kuigi ema ei olnud ja ma olin rahulik, oli see, et ma teadsin, ema on siin. Aga niipea, kui tuli uus teadmine minu sisse, ema tegelikult ei olegi kodus. Äkitselt hirm tuli, äkitselt jõuetus tuli, ma kaotasin rahu, ma kaotasin enesevalitsuse ja sellepärast hoida alal oma identiteeti, teades, kes me oleme tema silmis, kelleks ta meid on kutsunud, mida me suudame ja mida tegelikult vaenlane ei suuda, kuigi ta püüab valesid külvata meie sisse, pannes meid uskuma tema asjadesse, on see haigus, on see ebaõnnestumine, on see masendus, on see, et me ei saa hakkama, me oleme viletsad, vaata kui armetus oled ja nii edasi ja nii edasi. Meil tuleb uskuda seda, mida Jumal on meie kohta öelnud, nii et sõbrad, selles majaliseks olemise ajas, selles ajas, kui me oleme välismaa residentsid siin, tuleb meil alal hoida oma pühadust ja hoida alal seda isiklikku lähedast suhet Jumalaga kui meie isaga. Ja teha tema tahtmist oma eluga ning veeta see aeg Jumala kartuses, hoides meeles, kes me oleme Kristuses ehk hoides alal oma identiteeti. Vot nii, sõbrad, ütles Peetrus, olge õnnistatud, näeme varsti jälle.